Nii, ja nüüd sõidame Ravai kalaturule ja Ravai Pierile. See on siis Phuketi lõunatippu põhimõtteliselt. Siin vasakut kätt on kohalikud kaluriküla või mustlaskalurid nii-öelda nimetatakse neid. Siis Sipšis. Nii, jõudsime Ravai kalaturule. Siin on Ravai piirkonna üks parimaid valuutavahetuspunkte parima hinnaga. Sellest parema hinnaga on ainult Patonghisel. Siin müüakse värskeid puuvilju. Siin on erinevad farmaatsiapoed, pudipodipoed, igasuguseid teolimasid ja näomaske ja kõike saab siit osta. Siin on Vene turistide riietust pakkuda, valged särgid. Praegusel ajal on väga vähe rahvast siin, et kõrghooajal ikkagi niimoodi vabalt siin ringi liikuda ei saa. Ja siin on meie lemmik Tuuriani lett. Saavad iga... Et kes soovib võib Tuuriani proovida siin, et väga head Tuuriani. Siin nad valivad välja küpsed tükid, nii et ei pea muretsema, et saate täpselt õige. Siin on pärlid. Kõik on ehedad pärlid, et te teaksite. Et tavaliselt, kui ma olen siin käinud eestlastega, siis esimene küsimus on, et kas need on päris ehedad pärlid. Et jah, need on päris ehedad pärlid. Et selline käevõru, selline maksab 150 pahti kuskil. Selline. Ja selline käevõru maksab 300 pahti. Saavad iga... Ja siin saab osta sellised tuulekellad on merekarpidest valmistatud, et 3 tükki on 100 pahti. Ja pakivad ilusti reisikindlaks need ära, et panevad ajalehtede sisse. See on meie lemmik restoran, Mukmani restoran, saavad iga. Ja näete, siin on sinikarbid, et kui te neid sinikarpe ostate, siis vaadake alati, et sinikarbid ei oleks lahti. Et kui sinikarbid on niimoodi lahti, siis nad on üldiselt halvaks läinud. Ja siin alati küsige hinda, et siin on võimalik nagu tiigerkrevetid ja kunikrevetid, et on võimalik kõvasti alla kaubelda, et see hind ei ole kindlasti lõplik siin. Et siit ostate siis mereannid ja siis lähete üle tee kohe, siin saate siin restoranis kohe ära kutsuda. Ja siin on elusad. Ja seda kala konkreetselt mina nimetan teda korallihundiks, et
seda saab ka, kui ise kalale minna, siis seda väga tihti saab konksu otsa. Ja siin lõpus on nüüd minu lemmikletid. Et siin on need kalad, mis on siis, me näete siin taga on praegu mõõna käimas, me pärast läheme sinna poole ka. Et need samad kalapaadid on nagu siis välja püüdnud, need kalad, mis siin ees on. Ja siin on kõik erinevaid kalaliike, kõike, mis põhimõtteliselt siit samast puketi ümbert võib saada. Et neid kalu saab ka kalastustrippidel. Lähete kohaliku kalalaevaga, siis saate neid sama. Ja siin selline kalmaari kobar maksab 100 pahti. 100 pahti, jah. Need on siis kohalikud kalad. Nüüd lähme jalutame ühte randa, mis siin tagapool on. Mina nimetan seda Ravai kalaturu rannaks. Sest ametlik Ravai beach asub teise pool, mis ei ole üldse nii beach, et kus ujuda saab. Siin on ka praegu tegelikult mõõn käimas, et te väga täpselt ettekujutust ei saa, et kuidas sinna ujuda oleks võimalik, aga pange siia umbes 2 meetrit vett juurde, siis hakkab võrrand toimima. Ja siin on siis päris kohalikud, et vasakule poole jäävadki need kohalikud sellised kohalike majakesed ja kohalik nagu rannakalurite küla on siin. Lähme siit samast ette. Vaadake, milline mõõn on käimas. Et olete küll Puketil käinud, aga sellist mõõna te vist näinud ei ole. Et tegelikult on see vesi võib olla kuni siia servani. Aga tavalist on ta, näete, kus need paatide köied lähevad, et kuni sinna maani on see vesi. Ja siin saab ka mõnusalt päikest võtta ja väga privaatne värk on. Ja kui te tagantpoolt vaatate, kuidas need korallid või see koralli moodustis, surnud korallid nii-öelda on nagu jagunenud, siis sealt ainult ühest kohast on võimalik paatidega sisse tulla. Et kui näiteks siit sellest osast hakata paadiga siia sisse tulema, siis on võimalik paadilt põhi ära sõita. Aga nemad ise teavad, kus kohast tulla. Neil on mingi bensiinikanister on köiega kinnitatud vee sisse ja siis teavad täpselt, kus tulla. Kohalikud kalurid siis. Siit on võimalik hommikuti tulla rääkima, et kui tahate näiteks lähisaartele siia sõita, siis saate kohaliku paadi rentida endal terveks päevaks, kui tahate. Et niimoodi elavad kohalikud siin. Naudivad elu ja hommikul käivad kala püüdmas ja väga mõnus. Nüüd lähme Ravai Pierile. Mõtlen, kus kohast me lähme mööda seda randa. Et me seekord ei lähe läbi kalaturu tagasi, vaid me lähme läbi selle ranna tagasi. Sest vett ei ole, muidu tavaliselt sinna vesi ja siit minna ei saa. Hiinlased leidsid merekurgi, mängivad sellega. Ja sealt nende
kivide vahelt on võimalik otsida igasugused krabisid ja asju ja siin lapsed käivad vahest neid püüdmas. Näete, seal üks laps on tagapool, näete, otsib seal. Ja seal on ka, näete. Ja siit on võimalik korjata, siin igal sammul vedelevad sellised ilusad kivikesed või vabandust, karbid, mida kaasa võtta ja kivikesed ka. Paljud on öelnud, et kas neid koralle võib nagu kaasa võtta, siis elusaid koralle ei või jah kaasa võtta. Kui te mõne surnud koralli korjate, eks ole, siis või mõne ilusa rannakarbi näiteks, siis sellest mingit probleemi ei teki. Pange ainult need endale mitte käsipagasisse, vaid pange need alla saadetavasse kohvrisse. Keegi võtab teilt täna. Näete, lambist lihtsalt korjan, et ei pea siit ostma. Aga ametlikult on jah, isegi surnud korallide kaasa võtmine siis on nagu keelatud tegevus tegelikult. Kuigi nad samas ise müüvad neid ka siin. See ongi pigem selle vastu, et kui näiteks mõni ei tea, milline surnud korall ja elus korall, et siin on igast turiste käivad, et siis mõni võib-olla siis korjab surnud korallide vähe nagu elus koralle ja viib need minema. Et siis pigem öelda, et üldse ei tohi korjata. Näete, kuidas lapsed mängivad. Ei ole mingit nutitelefone ega mitte midagi. Ja kui siin on vesi, siis need lapsed muidugi ujuvad kõik sinna. Kui sellist mõõna ei ole. Kui aus olles, ma ei ole ise mitte kunagi siin kõndinud selle koha peal. Tavalist on see vesi, näete, kuumaani. Ja alates eelmisest aastast hakkasid siia randuma hiinlaste kiirkaatrid. Ja muidu oli see nii-öelda Ravai Pieriks nimetavad nad seda, et see oli praktiliselt täiesti maha jääd. Siin on hästi libe on siin. Siin on tavast merevesi ja siin on mingid vetikad siin peal. Ja selle koha pealt tavast lapsed hüppavad vett. Siin on isegi kirjutatud ka let flow. Skolski pol. Ja siis õhtuti, vaadake meile mõõna. Näete, kus kõik kiirkaatrid, kõik on põhjade peal. Tavalised puupaadid, kõik on põhjade peal. Vesi on siin selline, näete, puhas ja läbipaistev. Õhtuti vahest me tuleme siia kala püüdma, õigemini kalmaare püüdma.
ja vahest ka kala püüdma. Ja kalmaari püügiks on siis sellised helendavad landid, kus on sellised konksud on nagu ümber landi reas. Ja samamoodi spinninguga, et viskad landi ja tõmbud tagasi, viskad landi ja tõmbud tagasi. Ja kui sa kalmaari oled kätte saanud, siis sa lased ta kõigepealt siia selle peeri peale. Ja vaadake siin, kui te tulete siia vaatama, siis näete siin sellised mustad plekid on igal pool. Näete siin ja. Mõned võib-olla ei saa aru, mis mustad plekid need on. Tumedad plekid, mõni on juba nagu vihmaga siis heledamaks läinud. Ja siis ongi, sa saad selle kalmaari kätte, siis esimese asjana sa ei pane teda kuskil kotti või ei hakka ära võtma sealt otsast, vaid sa lased kõigepealt paned ta kõigepealt nagu siis siia maa peale ja siis ta pritsib ennast tindist tühjaks ja siis paned alles kotti või ämbrisse. Ja täiesti selle kai otsast nii-öelda täiesti lõpust on võimalik saada ka suuremaid kalu. Õhtuti on siin valgustatud kõik. Ja kes kala püüda ei taha, võivad sama tulla ja romantikat tegema. Siis ei ole need hiinlaste kiirkaatrid ka siin sees ja on täielik rahu. Ja täna õhtul juba, kui tulla siia, ma arvan, et siis enam seda mõõna ei ole siin. Vaat siit külgede pealt näete, kuhu maani see vesi tegelikult nagu ulatub. Näete need rehvid, mis seal trepi juures on. Sinna maani vähemalt on vesi. Näete need tumedad plekid, mis ma rääkisin teile. Ja siin all on väiksed meresiiliku tibud, kui need näha on. Ma ei tea, kuidas neid teisiti nimetada. Meresiiliku lapsed. Ühes puntras koos näete. Mõned kalurid on ka paigas juba siin. Üks mees viskab võrku. Vaatame kohe, kuidas see käib. See on selline viskevõrk, et nurkades on tal raskused. Praegu on selles mõttes selline ideaalne kalailm, et ei ole sellist intensiivset päikest enam. Näete, ja tal on kalmaari lant on tal otsas. Selline näeb välja.
et sellised on kalmaarilandid näevad välja. Kell on praegu umbes 5. Nagu näete, noored istuvad siin, naudivad. Ei ole kuskil töö juures või ummikutes. Et üldiselt lõpevadki Tais, ütleme, tööpäeva lõpp on kuskil kella 4 paiku. Et 4 on inimest juba kodus ja kellel võimalik võtab õnge ja tuleb siia. Praegu on ka, kuna on Vegetarian Festival käimas, siis on paljudel vabad päevad. Nii et selline näeb välja siis Ravai lõunatipp suure mõõna ajal. Ehk teeme mõnikord video ka, kus on siis on võimalikult kõrge tõus. Aga soovitame kõigil tulla siia. Et see on jälle selline Phuketi osa, mida te muidu seal oma patongides ja karonites ja katades väga ei näe. Natuke teistmoodi. Ja turvalisuse osa pealt ei tasu karta nagu, et sinna õhtul tulla või midagi, et on ohtlik või. Tais on üldse väga vähestes kohtades on ohtlik. Praktiliselt sellist röövimisohtu või sellist nagu mingi muu karmi kuritegevuse ohvriks langemise ohtu ei ole Tais. Välja arvatud, kui sa ise oled, tõmbad endal ligi või oled niivõrd alkoholijoobes, et ei ole enam nagu kontaktivõimeline ja siis hakkad ise midagi korda saada. Aga sedasi, kui te tulete siia lihtsalt jalutama, siis ei tasu nagu karta midagi.